Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tervist, alustab 27. veebruari Autotund ja täna olen saatejuht mina, Hans Lõugas, ja minu teine saatejuht on Tarmo Tähepõld. Meil tuleb saatesse ka külaline. Saate teises pooles on meil külas inimene, kes teab seda, miks meil on teedes sellised kohutavad löökaugud, mis lõhuvad meie närve ja sõidukeid. Ja kas me kunagi nendest ka pääseme? Ja palju see lõbu maksma võiks minna. Marek Truu on meil külas saate teises pooles, aga alguses me räägime uuest Škodast, mis on lõpuks müügile jõudmas. Räägime ühest uuest väga ägedast Hondast, mis on ka peaaegu müügile jõudmas. Kuidas teha oma igavat numbrimärki põnevamaks? Meil on selleks üks geniaalne uuendus. Ja kui sa tahad teada, kui palju autosid sinu kandis liigub, siis kuula ka edasi. Ning räägime veel ka sellest, kuidas suur vend lõpuks meie autodesse jõuab ja kontrollib, kui kõvasti me pedaali hakkama vajutama ja veel ehk ühest paarist teisest uudisnupust. Selline Autotund tuleb täna. No nii, alustame uuest Škodast, Eesti rahvaautost, ja see kannab nime, ma ütlen selle sõna välja, Kamik, on see õige või? Kamik. Ilusti öeldud, jah. Ma kahtlen natuke endast sellepärast, et see sõna lõpeb Q-tähega, aga see ei ole Kamiku või midagi sellist, see on Kamik. Nagu meil on Škoda Kodiaq, Škoda Karoq, Q-tähega lõppev on ju, nii on Kamik. Ja see on ka minu arust tuleb ka inuiidi keelest, kui ma õigesti mäletan. Mida ta täpselt tähendas? Võib-olla sa ruttu guugeldad välja, minu mälu on juba natukene nõdravõitu. Ma olen ise sellest uudise kirjutanud, sellepärast on see topelt piinlik. Kamik on Škoda linnamaasturite kõige väiksem liige nüüdsest. Kõige suurem Karoq, kõige suurem Kodiaq, keskel on Karoq ja siis tuleb Kamik. No kui väike on see väike? Ta on ikka selline, ikka päris väike. Otsi tikku tulega taga. Ja, ta on siis selles klassis, kus on Volkswagen T-Roc. Jah, just. See on ikka Volkswagen T-Roc, Seat Arona. Renault Captur. Captur, täpselt. Captur. See on ikka, kes teab Capturit, see on ikka väike. Just, et ma pean... Ma ei tea, kas ma olen selle ära klaarinud, et ma tegin 2018 aasta alguses või 2017 lõpus ühe ennustuse, siis kui tuli välja Škoda Karoq, mis on see keskmine linnamaastur, et sellest saab 2018 aasta müügihitt, kuna ta tuli nii mugavalt kohe aasta alguses, et on hea uue autona niimoodi tabeleid murda, siis ta ei juhtunud. Škoda müüduim oli loomulikult Octavia, aga maasturitest konkurentsitult Kodiaq. Mis tähendab seda, et eestlane tahab suurt autot. Aga kas seal ei olnud mingi vabandav asjaolu sinu kasuks, nimelt, et Škoda ei suutnud tarnida mingid mudeleid? Ikkagi, selles mõttes ta ei olnud ka seal niimoodi top 3 lähedal. Ja kuigi Kamikil on ju kõik hästi, disain ei ole väga kole, ilmselt kõigile ei meeldi need kitsad kaheosalised esituled. Mootori valik on ju tuntud väiksematelt Škodadelt, on 1 liitrist, on 1,5 liitrist, on diislit, on automaati. Škodal omaselt on lisavarustust väga palju, mida sa saad juurde osta. Nii et taaskord, kui see hinnakirjad lõpuks tulevad ja reklaamid ilmuvad teedele, siis ärge... Siis korrutage 2-ga, saad sa teada, kuidas vinge auto saab. Jah, kuidas saab sellise auto, nagu te reklaamfotodel näete. Aga muus osas on tegemist kindlasti väga toreda ja okei autoga, aga eestlasele lihtsalt väike linnamaastur ei meeldi. Jah, ta ostab selle siis, kui suure jaoks ei ole raha, aga Škoda suudab seda niimoodi müüa. Teate, kui eestlasel ei ole suure uue Škoda Kodiaqi jaoks raha, siis ta läheb ostab kasutatud Audi Q7. Et kirjutage sisse Kamik, lõpus on siis Q ja vaadake, et... Ja vaadake selle auto pilti tagaotsast ja siis näete siis 2018-19, ilmselt ka 20. aasta trende, ehk siis see trend on konkreetselt see, et sa kirjutad automargi nime suurte siis trükitähtedega lahti, suure tähe vahega, typograafid kindlasti nutavad, aga see on Porschest alguse saanud trend, Kia teeb seda, eks? Logod on tagant uuel Focusel on taha kirjutatud Focus. Jah, ehk siis kirjutad sõnaga välja selle suure tähe vahega siuksed sõnad ja siis sa oled trendikas autotootja. Vot. No nii, see on siis Škoda Kamik. Siis räägime rohkem, kui need on müügis ja saab proovisõita. Genfis tuleb välja, aga müüki tuleb selle aasta jooksul vasta. Selle aasta jooksul, jah. No nii, see aasta veel kestab. On veel minna, siis ootame. Aga me räägime nüüd järgmisest masinast.
Hans räägib. Ma võin rääkida. Nimelt, kes on jälginud seda, mida Honda lubab teha elektriautode vallas, temal on kindlasti jäänud silma siis selline väga eriline Honda E, ongi lihtsalt üks E-täht. No tal on nii palju nimesid olnud jah, vanasti, paari aasta jooksul, kui teda on erinevate prototüüpidena esitletud, aga ma arvan, et kui me ütleme Urban EV, siis see ütleb ka paljudele. Ühesõnaga tegu oleks justkui väikse linnaautoga ja miks see on võib-olla nii eriline on, sest selle auto disaini kontsept oli tõesti vapustav. Nunnu, aga ägedalt nunnu, selles mõttes mitte nagu mingi punnsilmadega roosa selline fluffy. Aga ta oli ka kuri nunnu kohati, sest tal oli natuke vihased silmad, ta oli nagu teatud mingi disaini ime sellisest Jaapani kultuurist ja ta üldse seostu Hondadega. See kontseptauto, ta oli pigem selline väga futu. Aga nüüd veel, et kui me siin juba disaini peal rääksime, ta ei olnud seda tüüpi futu, nagu on näiteks uus Civic Type R või üldse uus Civic, kus neid volte ja ribasid ja avasid on nii palju, vaid ta on just selline. Mis filmis see robot oli? Multikas Wallis on see, mitte Walli ise, vaid see teine robot Eva, kes on samasugune valge, sinise, musta toonidega. Et sinimust-valge toon on, kui ma nüüd seda autot vaatan. No näed. Aga võta üle. Mis nüüd, kas see oli täna või eile või viimaste päevade jooksul siis täna tuli Briti Top Geari ajakirjanikud said ligipääsu siis selle auto peaaegu tootmisversioonile. Selle nimi on ikkagi Honda E prototüüp ja nad ütlevad, et see on 90% sellest, mis peaks tulema müügile. Ega mitte selle aasta lõpus, kui õigesti meelde oli ju. Et lausa selle aasta lõpus. Ja sellest on tegid sellise pikema video, 8-minutilise video, kus on näha siis Honda tegelikult esimest tõsist elektriautot. Honda on teinud lolle katsetusi juba 90-ndatel tegi esimese aga nad ei ole ühtegi läbimurde mudelit, nagu on Nissanil, isegi Mitsubishil on, nagu on Toyotal on Prius on ju, aga nad ei ole elektriautodesse läinud ja see on nende esimene selline tõsine samm. Jah, et seal videos on näha, et seal ikkagi saab sisse istuda, kõik uksed, kõik käivad, et ta on kindlasti sõitev mudel. Lihtsalt Top Geari veel sõitma ei lastud, aga näidatakse ära kõik detailid, mis selles autos on. Ja tead, nüüd on 2 varianti, et kui te olete selline inimene, kes on varem seda Honda E kontsepti vaadanud, siis on nagu mina, siis on see pettumus. Ma ütlen, minu jaoks oli see pettumus, see prototüüp. Mis nad ütlevad, mis on peaaegu tootmisauto. Aga välimus on ju sarnav. Ja siis kui sa oled inimene, kes ei ole võib-olla vaadanud seda kontsepti, selle jaoks tundub isegi see prototüüp praegu väga kihvt. Tõsi, jäänud on peaaegu väga sarnaseks, see nina, need tuled, on selline väike kuri mutukas, enam mitte nii kuri, see on äge. Aga kadunud on selline küljejoon, kus valge kered moodustab sellise siis pikali lükatud J-tähe on ju, kus on vahel must klaas. Kadunud on nii puhtad vormid, sest ta on 4-ukseline auto, väga väike linnaauto, ta väiksem kui Honda Jazz pidi olema. Aga puhaste vormide asemel näiteks mulle ei meeldi, kuidas tagauks lõpeb sellise mingisuguste peidetud käepidemetega ja igatahes eriline auto ta on, aga näed, see on see maitse asi, et äkki see 90% vaata, et äkki kui 100 tuleb, siis on nad tagasi pannud. Aga sa vist eestlasena ei looda ammu, et asjad paremaks lähevad. Aga mul on tõesti küsimusi, mida selline tekitab mõtted, et kuhu Honda oma esimese elektriautoga läheb, et kindlasti teises suunas, kui näiteks siin konkurendid on ju, et samal ajal ameeriklased Tesla teeb selliseid masinaid, disainib, kus on täielik minimalism, et sul ei olegi armatuurlauda peaaegu üks tahvel ja kõik. Ja vaadata selle Honda E interjööri, seal on siis 6 ekraani, mis jooksevad ees, on autojuhil ekraanid, siis on kõrval istuval ekraanid, siis on väga palju nuppe rooli küljes, siis seal 2 istmekoha vahel, mis eriti tore on nüüd seal, kus on tavalisel autol käigukang, seal ees on siis pistik ühe USB-seadme jaoks, teise USB-seadme jaoks, siis on sigaretisüütaja pistik, siis on HDMI pistik, saad sinna mingi monitori panna ja siis on veel ka tavaline 220-voldine pistik. Ehk saad panna sinna kõik oma kohvikeetjad, resterid, kogu arvutid. Mida sa ühendad HDMI-ga? Kas sul lisamonitori paned? Ja, aga mindest nii ongi vist, sest ühele nendest 6 ekraanist midagi panna. Okei, et sa kuvad oma seadmest, nii pidi käib ta. Siis ma eeldan, see peaks olema kõrvalistuja ekraan. Aga see kontsept oli väga palju lubav, aga mulle tundub, et selle praeguse mudeliga natuke nad pingutavad üle jaapanlased, et sinna elektriautode nagu võistlusesse tagasi. Aga sellise väikse autoga muidugi see ka, et nad pääsevad kohe, et ilmselgelt nad sihivad, juba nimi oli Urban, linnaliiklust,
et nad kohe ei peagi hakkama, ma ei tea, mis selle läbisõit tuleb või see läbisõit see oli ka pettumus. Palju see oli? See oli 125 miili ehk 200 kilomeetrit. Aga just, et nad ongi läinud selle peale, et kuna on väike auto, sul ei mahu neid akusid sinna, et sa ei pea hakkama võimlema seal, et kas ma saan Tallinna, Eesti mõistes seda Tallinn-Tartu otsa, et seda küll, aga see 125 miili on ikkagi selline 5 aasta tagune tase. Nii väikses autos. Palju need i-Mievid sõitsid? No i-Miev sõitis on ju 100... tegurdama kilomeetritesse, et see Honda E-l on 200 kilomeetrit, Mievil oli võib-olla 90 kuni 100, E-Upil on 140 kuni 150, natukesest rohkem, aga vaatades, mida Leaf suudab teha, Leaf ei ole ka suur auto tegelikult, natuke sellest suurem, aga see jäi ka selliseks, et samas muidugi see läbisõit on psühholoogiline näitaja, kui sul on nagu linnaauto, mis on alati laadimispistikute leviulatuses. Ja just, ma arvan, et see ei olegi mõeldud sul siin kiirde sõiduks ja lisaks, kui sul on seal 6 ekraani ja kõik need laadimisavad, ma arvan, et sinna see sõiduulatus lähebki. Nii on, 220, paned selle oma rösteri hommikul ja pardli tööle ja nii on, aga enne kui läheme pausile veel väike teade, et me jõuaks saates veel rääkida üht-teist, siis ütleme kiiresti ära, kui te tahate oma auto numbrimärki teha põnevamaks, siis peaksite minema Austraaliasse, sest et seal on Queenslandi osariik vist on see. Vist on osariik, jah. Kellel on siis selline reform tulemas, et selle nädala reedest, 1. märtsist võib oma auto numbrimärki rikastada emotikonidega. Jah, neid on esialgu küll 5, et selles mõttes ilmselt see näiteks see kakajunn sinna nende hulka ei kuulu. See oleks kohe mõte selle peale. Või et keskmine sõrm, no igasuguseid asju saaks sinna kohe panna. Mis need 5 asja on, mida tohib siis panna auto numbrimärgile lisaks? Mis on siis rõõmus, kurb? Ma ei tea, kas need on välja toodud seal, et mina nägin uudist lihtsalt, et 5 tükki. Mis muidugi tekib küsimusi, et kui sa sooritad siis näiteks väikse rikkumise ja põgened sündmuskohalt, kas siis... Minu arust on, ma arvan, et see on natukene vahva uudis, mida me ka ise ära trüksime. Tegelikult on ju see, et ega auto numbri, vaevalt see sul registreerimistunnistusel emotikon on. See on lihtsalt see, et sa võid sinna numbri peale panna. See on nagu Eesti numbritel on see euromärk seal või et sulle lubad, et politsei, kui sa teed mingi pättuse, saab ikka teata, et number XXX7 HI44, võtke see kinni, mitte et HI44 naerunägu. Et kihvt. Ma ütlen ka ära, et kes seal tekkis huvi, siis need 5 emotikoni on esiteks naermine, siis silmavilgutamine, tahad olla väga kaval, siis saad eriti lahe tüüp, kui sa paned nendele päikeseprillidega emotikoni auto numbrimärgile südame, kui see ka armastust purskab ja lihtsalt tavaline naeratus, nii et ei mingeid negatiivseid emotsioone liikluses. Veel, kuna meil täna läheb nagunii see saade üle aja, siis üks numbrimärkidega seotud oli Ameerikas, veel ei ole seadust võetud, aga ühes osariigis tehti ettepanek. Ma tean, see on väga elitaarne, aga ma tean, väga paljud inimesed tahaksid seda. On, et luksuslikel või ma ei tea, kuidas nad seda jaotavad kallimatel autodel, võib sõita ilma esimese numbrimärgita. Sa juba saad aru, miks see nii on? Jaa, ei, mul praegu mõte läks selle peale, et on teatud osariik Ameerikas, kus see on täiesti legaalne kõikidel autodel. Minu arust vist Florida. Kas on esimene või tagumine? Üks neist peab olema. Igatahes see oli, see jõudis rahvusvahelisse meediasse, järelikult see on midagi uut. Aga see, kui sa lubad erandi mingisugustele vanity edevuseni ütleme, toome see hinnapiiri 50 000 või rohkem $, maksvale autole, et siis sa võid ilma numbrimärgita. Põhjusest võib aru saada, et tegelikult need kallid autod on kõik sellised disainitud peened, sa lähed ostad omale selle luksuseseme ja siis lajatatakse sulle mingi latakas sinna keset auto esiotsa, et paljud lähevad sellest mööda, paljud sõidavad ka tänapäeval ilma esimese numbrimärgita, aga jah, üks senaator tahab selle seaduslikuks muuta, et ma ei tea, mis see 99% selle peale arvab, kui 1% omal jälle ühe erisuse teeb, aga... Selleks kasutatakse just praegu Ameerikas seda, et kui seal on 50 osariiki, siis sealt on täpselt 19 osariiki, kus esimest numbrimärki ei ole nõutavad ja sa registreerid oma auto näiteks Arizonas või Floridas või Arkansases ja siis lähed sõitma mõnda teise osariiki, nagu Californiasse, siis sa võid olla nii vinge mees. Et sa oled teise osariigi autoga. Et neid osariike on päris palju, jah. Ei olnudki uudis. Ja ei vaadata, aga uudis selles mõttes, et seal ei vaadata su auto hinda või selle edevust, vaid kõik võivad nii sõita. Kõik võivad sõita. Vot, lähme väiksele pausile ja siis räägime edasi. Autotund. Nii, autotund läheb edasi ja selle nädala üks võib-olla teema kindlasti, mis puudutab autojuhte, on uudis, mis räägib planeeritavast regulatsioonist Euroopas.
ei ole veel kindel plaan, aga selline arutelu käib Brüsselis. Euroopa Parlament nimelt andis sellise toetuse sellele nõudmisele, et tulevikus võiksid Euroopas müüdavad uued autod need autod peaksid andma autojuhile märku sellest, kui ta ületab kiirust ja kuidas annab märku, annab väriseva gaasipedaaliga. Lisaks hakkaksid kõik mudelid sisaldama musta kasti. Ehk siis neil on meetodid, kuidas sa saad Euroopas osta auto, mis kontrollib seda, et sa jälgid liiklust, piiranguid sõidad ohutult. Mis on muidugi selline, ikkagi samm sinnapoole, et sina oled seal reisija, seal roolidega. Sulle riik ütleb, mida sa võid teha sellel hetkel ja mida sa ei või teha. Kuidas öelda? Liiklusohutust me tahame kõik, aga kas me tahame sellisel kombel seda? See on kõige ehtsam suure venna kontseptsioon. Ja mõnes mõttes see ei ole tehnoloogia poolest midagi erilist, sest see on täiesti, ma ei tea, mitukümmend aastat oleks juba võimalik, et sul auto jälgib juba kiirust ja eelprogrammeerid sinna väikese limiidi pärast, mida ei saa sa võib-olla muud teha. Teatavasti päris paljudel automarkadel, kui ma ei eksi, on ise programmeeritav limiit, et sa paned vist selle nagu speed limiti ja kui sellest üle läheb, siis sa ei saa enam gaasi anda, mis on nagu siis enesedistsipliini meetod, et kui nüüd seda mitte sa ise ei programmeeri, vaid sinu eest teeb seda riik. Ma usun, et selline, kui see regulatsioon hakkab saama reaalsuseks, sellele tuleb päris kõva vastuseis, sest et peale selle, et keegi teine sinu eest langetab otsuse, ma arvan, et ma ei tea nüüd, kui me oleme realistid liikluses, siis me saame aru, et mõnikord on sul vaja anda nii palju gaasi kui vähegi võimalik, et oleks ohutum. Ja võib-olla siis ei ole selles olukorras süüdi, aga sa tead, et selles olukorras on ohutum korraks rikkuda. Kujutad ette, et sa sõidad 90-ga maanteel, järgid piirangud ristmikule ja näed, kõrvalt läheneb sulle täiskiirusel mingi purjusjuht, kes sõidab sinu poole. Ja ainus viis, kuidas sa tead mööda saada, et sa teed selles hetkes reaktsiooni, et ma hüppan talle eest ära, korraks kiirendada. Kõik möödasõit tuleb ju sooritada võimalikult kiiresti. See on ju täiesti loogiline, et aga meil veel ei ole plaan selles, et üks soetad pedaali ja siis ei tööta. Ei juhtu, vaid siis hakkab sul värisema jalgade all, et anda märku, minu arust on see, et kui mida rohkem inimesed ostavad uusi autosid, seda rohkem tulevad need autod juba püsikiirushoidjaga. See inimene on juba paika pannud selle kiiruse, mis ta tahab. Seda, et keegi kogemata sõidab 90 asemel 160-ga, ei juhtu. Seda öeldakse politseile. Statistikas on suurem osa, ma arvan, kiiruse ületamise põhjust on see, et kogemata ja ma ei märganud. Ja selle pealt teeb vist Euroopa Liit seadusandlust, et tuleb sellega võidelda, et juhid on ajameelsed, aga tegelikult see nii ei ole ju. Kihutavad teadlikult ja siis nad kihutavad väriseva gaasipedaaliga. Aga eks seal on muidugi palju küsimusi, kuidas see reaalsuses ära teha, et kuidas see auto teab hetkel kehtivat kiiruspiirangut, on see kiirtee või mitte kiirtee, kas seal lõigul on 30 teeremondi tõttu ja sa sõidad 50-ga ja juba siis või on siin 120 kiirust. Ja kui me võtame niimoodi, et auto on tegelikult ju aina enam arvuti, siis ma arvan, et kui selline seadeldis või nõue peale tuleb, siis samamoodi saab hakata käia seda välja lülitamas, nagu praegult lõigatakse vahelt ära neid osakeste filtreid ja ühesõnaga need nurgatagused remonditööga, et võtavad näil paar häkkerit palgale, kes aitavad sul siis auto käepäraseks muuta. Ja enne ülevaatust tagasi. Et, loodame, et kõik säilitavad terve mõistuse ja ei kihuta ja teistpidi riik ei. 2019 alguses on see kõneaineks, vaatame siis kas mitu aastat või aastakümmet läheb aega, et enne kui see saab reaalsuseks. Liiklustihedusest on valminud Eestis selline tore kaart. Ja Maanteeamet iga aasta alguses annab siis infot, kui palju eelmisel aastal mõnel teel liiklustihedus oli. Neil on selleks mõõteseadmed, mõnel lõigul juba väga kaasaegsed, mis mõõdavad peaaegu iga minuti tagant. Ja ilmselt ei ole kellegile üllatuseks, et kõige tihedam lõik on Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 13 kilomeeter, mis on, ma pakuks, et ma ei tea, laagri siis või? See kõige tihedam või? Ja. See peaks olema jah. Aga mis tegelikult oli selle statistika puhul minu jaoks kõige hämmastavam, et eraldi kaart on seal olemas, või mitte hämmastavam, aga siis silmi avardavam. Seal oli olemas eraldi kaart sõidukite kohta, mis on 12 meetrit ja pikemad, ehk siis veokid, bussid, kus on selliste sõidukite kõige tihedam asuala, liikumisteed. Enne kui ma seda kaarti vaatasin, ma oleks öelnud, on ju Via Baltica ja see vist ongi tõsi. See on tõsi jah, aga see ulatus, et
need jooned on tähistatud eri värvidega, liiklustihedus ja punane on kõige suurem tihedus. Veokite puhul siis 1000 või rohkem sõidukit ööpäevas ja põhimõtteliselt Tallinnast kuni Pärnuni on see joon ühtlaselt punane. No ja sealt edasi läheb juba siis ka sinna Ikla poole ka. Jaa, aga see on ühesõnaga see kord, kui ma siin mõned nädalad tagasi sõitsin reede õhtul Pärnusse, me liikusime terve tee ühtlase 7-80 kilomeetrise kolonnina ja seal ei olnud isegi mitte mingit mõtet mööda minna, see, et ma näen, et kuskil, et kui ma nüüd nendest 9 mööda saan, siis on mul vaba vesi. Ei olnud, see oli selline uss. Sa tahad öelda, et unustage ära oma Tartu-Tallinn 4-realine tee, et Pärnusse on vaja 4-realist. Igal pool on 4-realist. Ei, ma tahan lihtsalt nagu, et see 2+1 seal teel, need korrad, mis ma viimasel ajal sõitnud on, vabandust, see on nali. No. Sa ei saa mööda seal? Seal saab 2 autot, 3 autot saad mööda, 4 sooritab selle juba 140-ga, et enne seda teepiiret jõuaks mööda, et ta kuskile kellelegi otsa ei peaks keerama. Ja siis jätkub samamoodi. No. See on, jah, kui sa ütled seda, siis mulle tundub, miks ma jälle pean siin hakkama seda tatti pritsima, aga... Mulle tundub, et sa räägid oma üksikust reede õhtust, aga tõesti see kaart kinnitab, et see tee on täis kogu aeg. Selliseid veokeid, mis on palju suuremad kui sõiduautod. Jah, sest sadamast Euroopasse igale poole, et mis meid siis Rail Baltica tuleb ja päästab? Ma ei usu hästi. 4-realine tee päästab, aga me räägime veel 4-realisest teest selles osas, et kui see tee on nüüd valmis ja sa sõidad seal pimedas, siis mis tulesid sa peaks kasutama, kui sinu ees samas suunas ei sõida ühtegi teist autot? Õhtusel või harvema liiklusega ajal, Tallinn-Narva, Tallinn-Tartu, suutsime see nädal tekitada korraliku lõhe jälle Eesti rahvas. Täielik lõhe, Paulo Johan Adamson, meie Geeniuse portaali kaasautor, kirjutas seda, et kui sa sõidad pimedal ajal 4-realisel teel kaugtuledega, siis sa ei pea kaugtulest maha võtma, kui teisest suunast tuleb keegi vastu. Just. Ja poleemika või tüli tekib sealt, et siis see vastutulija vilgutab sulle. Ja nüüd on küsimus, et seaduse järgi ka võib sõita täistuledega ja seal on loomulikult väga üldine see juhul, kui sa ei pimesta vastu sõitjat. Nüüd on küsimus see, et kas see, kes sulle vilgutab, kas ta annab sulle märku, et sul on täistuled peal või sa pimestad seda teda. See on väga oluline vahe. Mina olin 2 käega selle loo poolt, olin nõus selle avaldama, pärast uurisin veel politseist, Maanteeametist ja kirjutasin ka ise selle, ja mida ka Paula rõhutas on, see asi, mida tehakse, on see, et vahitakse teise inimese tulesid ja siis nad häirivad sind. Aga kui see 4-realisel paremas, nüüd on teeservas, ja teine sõidab teiselt poolt tulles samamoodi, siis sa vaata enda ette ja proovi uuesti, kas siis ka häirib. Sama tehakse tegelikult 2-realisel. Auto tuleb sulle vastu, vaatad kuskil kilomeetri kaugusel ja sa vahita tulesid. Tead, isegi pimedal teellõigul isegi lähituled pimestavad ja mis sa siis teed on ju, sa vaatad ei vaata otsa sinna. Just, ja on öeldud, liiga vara inimesed tihti lülitavad kaugtuled ümber ja põhjuseks on see, et nad vaatavad valesse kohta, nad vaatavad tuledesse, siis lülitavad ümber enda omad, vilgutavad teisele, lülita sina ka ja siis sõidavad kõik kilomeeter niimoodi lähituledega, kuigi tegelikult veel ei oleks vaja. See on see, et me ei saa 100% väita, et seal 4-realisel keegi kedagi ei pimesta, aga kõik võiks proovida, kui nad järgmine kord sõidavad, et kas sa vaatad õigesse kohta. Siis ma ütlen, mina olen viimased 12 aastat sõitnud väga palju just öösiti Tallinn-Narvat ja olen ka see täistuledega sõitja. Siis mulle vilgutatakse, ma ei lülita ümber ja siis tuleb see rekka, kes siis paneb kättemaksuks. Need oma laetuled, need, mis tal katusel on, paneb ka põlema. Siis on, ütleme, Virumaa on valgustatud. Virumaa on valgustatud ja ma näen ikkagi paremini, sest see Tallinn-Narva, seal on päris tihti on põtradega avariisid. See, et keegi mind seal vastassuunas natukene häirib, segab mind vähem kui see, et ma ei näe enda ette. Ja mina sõidan rahulikult täistuledega edasi, las see rekka... Kuule, sa mind veenud päris siukse jutuga, isegi kui ma kuulan sind ja mõtlen kaasa, sa isegi veenud mind, jah? Et sul tahad ju näha, et natukene kaugemale kui 50 meetrit. Just, et sa valid nagu 2 halvast parema. Ühtepidi natukene häirib, teistpidi ma suurendan enda nähtavust ja teine ka siis jumala eest sõidagi täistuledega, mind sa ei sega. Et mõlemad võidavad tegelikult. Lihtsalt tihti ma kardan, või mis Paula lugu tuli ka sellest, et arvatakse, et teda tuleb kasvatada nüüd, kes siin vastu sõidab mulle, ma vilgutan talle. Eks see on ja... Miks ma niimoodi ärritan kogu aeg? Ma rahulik inimene. Kirglik inimene, et sa oled tulede osas. Ja vahendame ka igaks juhuks seda, kui keegi mõtleb, et kas see on ka õige asi, mida need tüübid siin räägivad. Et Villu Vane Maanteeametist ütles, et põhimõtteliselt võib küll sõita 4-realisel teel täistuledega,
kui nad ei pimesta, aga tuleb arvestada alati eranditega, et mitte alati ja igal pool, vaid et mõnes kohas on kurv, kus sinu tuled ei vihke vastassuunda pimestama, mõnes kohas on eraldus juba väga kitsas, ehk siis kui sa näed, et see on mõistlikud laiusega ja ei ole kedagi ees su valgusvihus, siis jah, et arvestage kõik üksteisega, aga proovige natukene järgmine kord ise järgi. Nii on. Ei olegi. Selle mõttega lähme pausile. Autotund. Ja nii, ja jätkame nüüd autotunniga ja meil on stuudios üks külaline, kelleks on Marek Truu, kes on Teede Tehnokeskuses selle arengute ja uuringute osakonna juhataja. Ja miks on meil Marek Truu stuudios? Sellepärast, et tema oskab vastata meie küsimustele, mis minul tekib iga päev, kui ma sõidan mööda Tallinna teid ja kindlasti ka teistel Eesti liiklejatel igal kevadel või siis sellisel talve lõpuperioodil. Me räägime sellest, miks teedes on augud, mis teedega üldse toimub ja kuidas teede ehitus võiks areneda. Aga Marek, sa sõidad ise ka ju autoga Tallinnas, eks? No tuleb ikka ette, jah. Ja kuidas sa nüüd selle 2019 aasta sellist talve lõppu praegu hindad, kas meil on neid auke teedes rohkem kui tavaliselt või on see nagu selline keskmine? Kõigepealt ka ei tahakski nagu öelda, et talvel läbi on, et meil on alles veebruari lõpp ja tavaliselt sellised raskemad ilmaolud sageli saabuvad alles märtsikuus, aga tõesti see aasta on see niisugune talve lõpp olnud varasem ja on neid auke siis, mulle tundub, et mõni aasta nagu ei pane tähele, aga see on väga subjektiivne muidugi. Aga ei tõsi ta on, et aastad on erinevad ja see aasta on võib-olla keskmisest pisut rohkem, aga ei saa öelda, et aga oleks nagu... Mis see seos või põhjus on, miks sellel ajal, kui enam väga palju miinuskraade ei ole, ilme soojemaks, miks just siis need augud tekib? No, eks põhiline mõju nüüd antud hetkel on see, et katte alus või katte all olevad kihid hakkavad sulama. Samas katte pealt on ikkagi veel suhteliselt jahe, võrreldes näiteks suviste temperatuuridega, ehk siis kate on suhteliselt habras siiski. Aga mis juhtub siis katte all sageli on see, et sinna satub küllaltki palju vett ja vee mõjul see alus muutub siis pehmeks, mõningatel juhtudel võib sinna tekkida lausa niisugune vee küllastunud kiht, mille kandevõime lihtsalt on märksa madalamam kui siis ütleme siis kuivas olekus see kiht oleks. Aga mis sa ütlesid, et sinna katte, võib-olla sa korraks seletad meile ja kuulatel lahti, et kuhu see vesi sinna jõuab, milles see tee, mis need osad on? No ütleme tüüpiline õpikupilt sellest katte kevadlagunemisest on see, et meil on katte, siis on meil seesama veeküllastunud kiht ja seal all on veel jäätunud maapind või sügavamad kihid on veel jäätunud ja tee puhul need sügavamad kihid sageli siis sulavad selliseks kausikujuliseks, nii et see vesi jääb justkui nagu kaussi ja seetõttu on see teekatte osa siis raskemas seisus. Nii et nad võivad olla killustikust, seal võib olla sageli ka lubjakivi killustik, mis nende külmamängudele väga hästi ei taha vastu pidada, nii et kui need kihid lisaks veel siis külmavad sulavad, siis see annab veel oma hoobi, aga juba üksi see, et need kihid, alati ei olegi meil killustik, mõnikord on meil kruusad või mõned peenemad materjalid seal, et kuidas kunagi neid ehitatud on. Kõik ei ole ju äsja ehitatud, meil on ikka väga palju vanatalustega teid. Aga mis, ütleme see, et võib tunduda rumal küsimus teedeehitajatele ja üldse, kes loodusteadusega kokku puutuvad, aga kuidas see siis kevadel just juhtub? Või ütleme selle talve teises pooles, sest kui sügisel palju vett voolab vihmad ja esimesed külmad või järsem külm tuleb, kas juba siis ei peaks ikkagi olema see, et vesi jäätub ja lõhub teed?
Lõhub muidugi, et see on täitsa õige, et tõepoolest esimesed külmad hakkavad ka katet lõhkuma ja see lõhkuprotsess käibki tegelikult nende külmumis-sulamistsüklitega terve talve. Ja see tähendab seda, et kevadeks on see kate tegelikult saanud juba üsna palju räsida. Aga mis kevadel lisandub just, on just see sama, et nüüd hakkab see tee meil pealt poolt sulama ja sulab siis kuhugile maale, aga alt on veel jääs. Ja kui nüüd peale jäävad sulanud ja veeküllastunud kihid, siis see vesi ei pääse kusagile minema. Nii et ta jääb sinna nagu lõksu, ütleme vee siis katte ja jäätunud pinna vahel, et sügisel seda lõksu ei ole, et vesi pääseb ikkagi allapoole ühel hetkel minema, et kui peale sajab. Kas seda vee ligipääsud sinna alumistes kihtidesse asfalt vahele, kui palju neid löökauke saab süüdistada naelrehvides? Kui meil oleks naelrehvid keelutud, kas oleks meil seis parem? Või see on teine mootor, mis töötab? Ütleme, et naastrehvide mõju on kahtlemata olemas, aga löökaukude tekkele see kindlasti ei ole mitte peamisi mõjureid. Et selle, ütleme siis naastrehvide mõju on pigem siis kaudne löökaukudele, pigem siis võime konstrueerida selliselt, et naastud kulutavad katet, kate muutub õhemaks, eks ta muidugi saab natuke lööke ka naelde poolt, aga põhimõtteliselt me kulutame katet pealt õhemaks ja selle võrra väheneb tee kandevõime, see sama koormus räsib teed rohkem õhema konstruktsiooni puhul ja mõjutab siis kaudselt, väga kaudselt siis ka aukude teket või siis kas või sedapidi, et kui ütleme, et meil 5 sentimeetrit keskelt läbi 4-5 sentimeetrit on ülakihti, et siis kui nüüd kulumine peaks olema, see on ikka suuremate liiklusega teede teema, aga ütleme, see ülakiht näiteks kulub ära, et jääb sul 1-2 sentimeetrit ainult, siis 1-2 sentimeetrit võib muidugi selle alumise kihi pealt ka lahti visata juba, et sõltub nüüd kvaliteedist. See kulumine ikkagi, seal on selle naastrehvi nagu toime, see kulutab võrreldes siis lamellrehviga, mis ikkagi niimoodi ei kulutaks seda. Seda muidugi. Aga mul on nüüd, võib-olla ma küsiksin selles pidi, et see, millega meie tavaline autojuht iga päev kokku puutub, see tee, et millest see ülemine kiht siis tehtud on, et ta niimoodi justkui kõlab nagu sõelana, laseb vett läbi sinna, et mis see materjal on ja kas see ei peaks olema selline materjal, mis peab vett? No tegelikult asfaltkate ikkagi peab vett. See, et me muidugi ütleme tehniliselt räägime asfaldisku komposiitmaterjalist, mis koosneb 3 komponendist, niimoodi hästi lihtsustatult öeldes on siis kivimaterjal, on bituumen ja on õhk. Nii et õhupoorid on siiski vajalikud, nii nagu ka betoonis, selleks, et mahutada ära näiteks suvel paisu bituumen, aga teda peab olema ikkagi päris täpselt parasjagu, nii et selleks on ka tehnilised piirid ette nähtud, kuhu vahemikku see poorsus peab siis mahtuma, nii et poorsus on üks komponent, aga kindlasti mitte ka ainus, sest et lisaks pooridele on kattes alati ka mikropraod ja nad tekivad aja jooksul, eriti talveperioodil tekib neid aktiivsemalt. Et kuidas nüüd bituumen ise kivimaterjaliga koos töötab ja kui hästi nad siis omavahel läbi saavad, et sellest nüüd sõltub ka üht-teist. Selge, teeme siia lühikese pausi ja siis räägime kohe edasi. Lähme autotunniga edasi, me räägime täna teedest, mis meie rataste alla jääb ja aukudest, mis on praegusel ajal eriti tuntavad. No kas või Tallinnas sõites on näha ja tunda, et mõnel teel lõigul on need augud ikka palju hullemad kui teisel ja mõnel pole üldse. Ja
mis veel, mäletan, Tondi tänav oli ikka mõned aastad tagasi oli kohutav ja siis oli suurem remont, tehti korda ja nüüd ei ole nii palju seda märgata. Kas me saame nagu tuua mingisuguse sellise esiteks, kui vana tee, kui kiiresti laguneb ja kas mitu talve siis üks värskelt tehtud kate vastu peab? Kas auguvabad teed on võimalikud? Kui raha ei loe? Jaa, põhimõtteliselt küll, jah. Kuidas neid siis teha? Selle üle väga ei ole mõtet isegi arutleda, see ei ole kindlasti ökonoomne ega mitte mingil moel mõistlik, et tee tuleb ehitada selliselt, et ta peaks teatud aja vastu ja sõltumata enam-vähem, võib öelda, et sõltumata tee liikluskoormusest või millegist muust, et enam-vähem on see, kui kaua üks kate vastu peab, ei sõltu isegi nagu muudest näitajatest, lihtsalt konstruktsioon tuleb siis valida selline, et vastavalt liiklusele ja muudele nõuetele, et ta peaks vastu. Aga mis see ideaalse tee valem on, kui me läheme korra selle mõttemänguga kaasa, et milline see tee on, mis peab vastu, kuhu ei tegigi löökauka? Põhimõtteliselt see on hea küsimus, et ilmselt ma usun, et selline tee on võimalik teha piisavate paksude kihtide korral. Ehk siis kattekihid peaks olema piisavalt paksud ja aluse kihid peavad olema siis ka piisavalt tugevad, nii et ega see tugevus lõpuks annab selle, et neid löökkauke ei teki ja loomulikult materjalide valik, need peavad olema kvaliteetsed. Et kas nüüd üks tee saab 1000 aastat näiteks vastu pidada, ma ei oska seda isegi öelda, et kas vanad Rooma teed on kõik 1000 aastat vastu pidanud, aga ütleme, et ma ei tahaks nüüd öelda, et ilmtingimata, et sellisel juhul nüüd ainuvõimalik lahend oleks näiteks betoonteed, et see on kindlasti üks võimalus aga näeme ka seda, et betoonteedes kas just löökaugud, aga ka seal võivad servad ära murduda ja meil üks betoontee lõik ju veel on ka vanemat sorti betoontee lõik on alles varsti vist 60 aastat vana. See on siis seal Narva maantee Peterburi tee, kumb ta Peterburi tee, jah. Mis on veel linnas sees, see osa. Ma eile sõitsin korralikult põrises. Aga mis siis praegust teede ehituse juures kõige rohkem mis need vead on? Ma ei mõtlegi, et need 15 aastat vanad teed, vaid teed, mida ikkagi on viimase 10 aastaks on remonditud ja on jälle katki või kust meil tulevad need augud praegult? Kui teed remonditakse, siis nüüd oleneb juba remondi valikust, et kuna tee ei ole nii igavene, see teed tuleb mingil ajal remontida, siis ja mitte ainult remontida, vaid ka hooldada, et ka hooldemeetmete õige valik on oluline, et kui nüüd õiget hooldevõtteid mitte kasutada, lasta nüüd õige aeg mööda, siis paratamatult nüüd juba selliste lihtsamate lahendustega head nahka ei saa, tuleks võtta siis juba kallimad meetmed, aga nüüd siin on väga palju optimeerimist tegelikult, ja neid põhjuseid, miks katted tegelikult vastu ei pea, et siin on niimoodi tehniliselt hästi palju, aga sisuliselt on kaks varianti, et kas valiti teadlikult selline meede, mis natukene pikendab, ütleme siis tõsisema remondi tähtaega või siis tehti see valik siis mitte teadlikult, et võib nii ja naa olla, et mõnikord on see kasulik teha, aga sageli siiski ka minnakse riski peale või ütleme, et ilma piisavate uuringute ja mõõtmiste ja teadmisteta tehakse selline odavam valik ja mis ei pruugi siis pikas perspektiivis alati odavam tulla suugi. Ikkagi see on see, et kui raha kokku hoida hoolduse pealt, siis on ka seda tee kvaliteedis näha. Mul tegi seda maailma seestpoolt ei tea, kas ja kui pikk on teedel garantiiaeg, ütleme ehitajal, et
kui palju tal tasub või mõtet on kuskilt natuke kokku hoida, midagi teha, kui ta ise peab pärast sinna minema seda jama klaarima? On niisugune asi nagu garantiiaeg? Jah, see on väga erinev nii teedeti kui siis tee omanikke pidi, et see sõltub väga palju nüüd lepingust, et kuidas ühes või teises lepingus on see lahendatud, sageli ehitus puhul on 2-5 aastat on selline tüüpiline, mida on nagu rakendatud. Aga kas selle garantiiga käib kaasas ka mingi klausel, et see teie omanik peab siis ikkagi hooldama seda hästi ja kui ta ei hoolda, siis ka tee ehitaja garantii nagu ei kehti? No jah, et ega kindlasti see nii on ja kindlasti kui tee omanik jätab midagi olulist tegemata või teeb midagi, mis teed kahjustab või võimaldab sellist tegevust, mis teed oluliselt tavapärast rohkem kahjustab, siis kindlasti ka ehitajad on varmad neid oma kaitseks siis ära kasutama. Mul on selline isiklik mulje jäänud, et suured maanteed ja ka natukene väiksemad maanteed Eestis on paremas korras kui näiteks Tallinna teed. Kas see nüüd tuleb sellest, et ma lihtsalt sõidan rohkem Tallinnas või kuidas nagu teie kogemus on, te mõlemale, Tarmo, sul ja sulle, kas see teede kvaliteet, ütleme, riigimaanteedel on paremas seisus kui ütleme näiteks siin pealinnas? Ma julgen väita küll, et on riigimaanteed üldiselt paremas seisus, ütleme sama liiklussageduse juures näiteks kindlasti. Ütleme, et mingil määral parem seisund on kindlasti ka põhjendatud, sest et meil kiirused on suuremad ja ütleme, sellest vaatevinklist juba vajadused, aga kindlasti on ka väga palju muid põhjuseid, miks omavalitsuste teed on halvemas seisus. Selle hiljuti kirjutasite ka täpsemalt, et miks augud tekivad ja seal oli kirjas ka tänapäevased lahendused, mida kasutatakse ehitamise ajal ja ka hiljem selle järelevalve tegemiseks, kas kõik sai hästi. Et üks oli vist seal, ma ei mäleta, mis need on, et mis nüüd aitaks tellijal ja siis järelevalvel seda vältida, et kuskil on suured augud ja kehv kvaliteet? Jah, et siin tegelikult siin on väga palju sellist järjepidavust vaja ja alustades sellest, et kuivõrd omavalitsus üldse teab, mis ta teedel toimub, kui hea ülevaade tal on sellest, et Maanteeametil on oma teedest teeregistri näol väga hea ülevaade. Kindlasti on paranemisruumi kõigil ka riigimaanteede puhul. Aga omavalitsuste reeglina on see pilt oluliselt lahjem. Tallinnas küll samamoodi ka kandevõimet mõõdetakse teetasasust roopaid, nii et aga on paljud omavalitsused, kes sellist infot ei oma ja väga raske on teha ka ilma adekvaatse infota, mis su teede peal toimub, häid otsuseid üldse, aga mis nüüd järelevalvesse puutub, siis me oleme nüüd siis, räägime sellest sektorist, mis siis aitab tagada seda, et need katted, mida me nüüd ehitame, et need vastu peaksid ja et kui me ikkagi paneme uue kattekihi või 2 kattekihti, et siis me peaks vähemalt lähema 2 või 3, 4 või ka 5 aasta pärast rääkima löökaukudest, vaid sellistel puhkudel võiks need löökaugud jääda ikka, need tekke võiks jääda ikka 10-15 aasta kaugusesse ja üks meetod, mida me oleme, mida Maanteeamet kasutab, mida me Maanteeametile pakume, on see, et Maanteeamet nõuab katte ülakihtide jäävoorsuse, mis on siis see oluline tegur, et kui palju on kattes õhku sees. Selle mõõtmist mitte enam siis nii-öelda üksikute puuraukude põhiselt, vaid
pidevmeetodil maaradariga ja see on nüüd siis selline meetod, kus kui varem puuraukude põhiselt tehti kilomeetrile mingi loetud hulk puurauke ja selgitati sellega, et kui tihe ja kui poorne siis see kate on, siis sellega jäid enamasti nii-öelda tähelepanuta need kohad, kus meil kate tegelikult poorseks kipub jääma, et need on ehitustehnilised detailid, aga just tuleneb sealt, et nüüd jääpoorsuse mõõtmisel maaradariga neid mõõtmise auke ei teki nii-öelda selles mõttes auke, et ka päriselt katte sisse ei teki auke, aga et mitte ei puurita auke, ei puurita, jah. Aga kuidas siis radariga mõõdetakse siis seda tee poorsust? Tee poorsust ja tihedust, jah, katte poorsust ja tihedust ja sellega saab siis pideva ülevaate, tulemused väljastatakse iga meetri kohta ja seetõttu siis need kohad, kus kate on poorsem, nad joonistuvad välja, et see tegelikult on maaradari piltidelt väga hästi näha, et need tavaliselt on siis, nimetame asfaldi veoki koorma vahetuse kohad on need siis, kus koorma servadest ja pealiskihist tuleb siis see külmem asfalt ja see siis satub kindlasse kohta kattes, aga tänu siis nendele meetoditele, pidevmeetoditele, siis töövõtjad püüavad siis neid kohti vältida, kasutades innovatiivseid tehnoloogiaid ka ehituses. No ühesõnaga tehnoloogia selles mõttes areneb, et meil on võimalik saada teid, mis vähem löökauke, kus tekib vähem löökauke, ilma et see tee oleks siis nagu oluliselt kallim ehitada. Ja täpselt, et uued tehnoloogiad, jah, nagu sa ütlesid, on just selles mõttes nagu tulevad meil appi, et ühelt poolt mõõtmistel ja kontrollimisel, toome siin teiseks näiteks termokaamera, et nüüd ka Maanteeamet arendab termokaameratel põhinevat või võtab kasutusse boonussüsteemi, mis siis põhineb termokaameratest saadaval infol ja selle eeliseks on nüüd see, et kui varem siis mõõdeti kattetemperatuuri pisteliselt, siis tänasel päeval nende termokaameratega mõõdetakse kattetemperatuur kogu laiuses üle ja nüüd ei jää ei piki ega põiki suunas ühtegi sellist jahedat kohta ei jää nagu need märkamata ja kui need jahedad kohad siiski tekib, siis mida rohkem neid on, seda väiksem on boonuse võimalus, ehk siis teistpidi, kui töövõtja võtab kasutusele omalt poolt innovatiivsed tehnoloogiad ja teeb enda poolt kõik selleks, et neid jahedaid kohti oleks vähe, siis on võimalik selle pealt ka boonust teenida. Ühesõnaga, me saame aru, et meil on veel augud, need tuleb üle elada ja loota, et siis mida paremini uusi tehnoloogiat kasutusele võetakse, seda vähem me peame neid taluma edaspidi. Et helge tulevik on olemas ja see ei tähenda seda, et me peame kõik väga palju rohkem makse maksma hakkama. Selge, aga meie saateaeg on tänasega läbi, aitäh kõigile osalejatele ja kõigile kuulajatele, eetris juba järgmisel nädalal.